No nii, mida te kuulete? Erinevad mürad. Inimesed kõnnivad. Uksed käivad. Ventilatsioon mühiseb. Räägitakse. See on tavaline elu. Hoone toimib. Elu käib. Klaver ei mängi, ei ole kontsert, ei ole teater. Kõik lihtsalt on nagu on. Aga nüüd oleme sattunud saali. Seal on lava. Siin on toolid. Antud teose kontekstis on see teatrisaal. Inimesed istuvad nendel toolidel, vaatavad sinna lava poole. Laval on näitlejad, räägivad. Toolidel on vaatajad, vaatavad. Enamasti on nad vait, kui nad vaatavad. Teatris on lihtsalt nii tavaks saanud. Siis võetakse garderoobist riided ja minnakse koju. Tee peal mõeldakse, räägitakse. Kodus mõeldakse, räägitakse sellest, mida kogeti. Keegi ilmselt küsib ka ja tahaks ju endale seletada seda, mis see kõik oli. Või lihtsalt hingelt ära saada. See on loomulik. Oho! Ja mis see nüüd siis on? Mingi uus teatrivorm või? Jaa. Ja samas ka ei. See on osa rännaklavastusest. See on osa Sirgu Eesti esimesest vaatusest. Ja tõsi, see on natuke keeruline mõista. Siin ei ole lava, ei ole saali. Publik ei istu, näitleja ei räägi. Ja siin on tõesti palju metafoore, mida on raske seletada. Näiteks peaksime uskuma, et see on kuidagi viisi teine maailmasõda. Või siis, et see on Hruštšovi aeg. Või et see tähendaks kuidagi taasiseseisvumise eelset lääne hüvede sissetungi. Ja teil on õigus. See ongi kõik. Väga raskesti arusaadav. Ja mida teen mina, kui ma olen olukorras, kus mul on väga piinlik oma kaasmaalaste pärast? Või kus ma tõesti ei saa midagi aru? Ma hakkan valjult mõtlema. Ma hakkan häälitsema. Ma üritan tekitada mingeidki mõtteid, kust kinni haarata. Kui ma väljaspool signaale ei saa, millest kinni haarata, siis tekitan ma need ise. Ja nii kipub juhtuma ka rännaklavastuste etendustel. Nii kipub juhtuma Sirgu Eesti esimeses vaatuses. Sina kui külaline oled sattunud hämarasse sohu, kus ei ole mitte ühtegi arusaadavat märki. Sa otsid midagi, mida tõlgendada, hakkad seda valjult tegema. Aga ma palun sind. Ära anna sellele instinktile järele. Rääkimise aeg tuleb, usu mind. Aga hiljem. Esimese vaatuse lõpus. Rännaklavastuses või mis tahes muus osalusteoses kehtivad samasugused reeglid nagu
saali ja lavaga teoseski. Külaline peaks kogema ja laskma teistel kogeda, et kõik saaksid võrdse elamuse, võrdse võimaluse elamuseks. Kui sa liiga palju räägid, siis sa võid kellegi elamuse rikkuda. Seda me ju ei taha ega ju. Ja usu mind, tõesti, esimese vaatuse lõpus. Sinu aeg tuleb. Sinu võimalus tuleb. Kõiki neid arusaamatuid metafoore tõlgendada ja muljeid jagada. Seal on lausa konkreetne ülesanne. Nii et lihtsalt palun varu natuke kannatust